Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 20. juuli on käes, esmaspäev ning digitund alustab. Täna saatejuht Henrik Roonemaa ja minuga koos on siin Meelis Väljamäe Euronixist, meie saate püsiekspert ning tänased teemad on sellised. Eelmise nädala kõige suurem tehnoloogiasündmus oli seni nägematu Twitteri häkk, mis lõppes halvasti, aga oleks võinud lõppeda veel palju halvemini. Eestis algas elektrirendi tõukerataste hinnasõda. Välja on tulemas üks põnev uus sülearvuti, millest me räägime. Õiendame ära paar eelmise saate võlga, räägime siis tänases saates sellest, kuidas Apple hoiatab veebikaamerate katete eest sülearvutil ja terve hulk muid tehnoloogia uudiseid eelmisest nädalast on ka. Digitund. Hakkame digitunniga pihta. Meelis, kas ja kuidas sina said aru, et Twitter on häkitud? Lugesin uudiseid. Aga kunas sa lugesid? Kas hiljem või siis, kui see käis? Ma arvan, et selleks hetkeks äkki juba hiljem. Sest minul oli täiesti uskumatu kogemus ja mul on natuke piinlik seda isegi raadioeetris rääkida, aga see algas Eesti aja järgi üsna hilis õhtul ja kui mälu ei peta, kas see võis olla kolmapäeval äkki, ühesõnaga eelmise nädala keskpaigas ja ma olin just magama jäämas ja ma tegin seda, mida me siin saates oleme korduvalt rääkinud, et ei tohi teha, aga ma teen ikka, no enne uinumist vaatad ikka korra veel Twitterisse ja loomulikult, et mis toimub, on ju. Ja siis ma nägin, et Elon Musk tweetib. Elon Muski ma jälgin Twitteris, Tesla asutaja ja miljardär ja siis tema oli kirjutanud Twitterisse, et ma siin mõtlesin, et on aeg ikkagi ka ühiskonnale midagi tagasi anda ja andis siis ühe Bitcoini aadressi ja ütles, et kui te kannate sinna praegu järgmise poole tunni jooksul Bitcoine, siis ma matchin selle, ehk et ma kannan sulle tagasi 2 korda nii palju. Ja siis sel hetkel sa oled unine, just tegelikult oled uinumas, mõtled, et viimast korda vaatan veel, aju ei tööta, kriitikameel on absoluutselt juba aknast välja lennanud unemaale ammu ja väike ahnus tärkab inimeses ja jumalale tänu, mul ei ole Bitcoini, mul ei ole isegi Bitcoini aadressit. Kui mul oleks olnud käsi südamel, ma oleks talle kandnud raha, sellepärast, et vaata, kui seda oleks kirjutanud praktiliselt ükskõik kes teine, ma ei tea, seal need inimesi, kes ära äkiti, oli terve rivi, eks ole, Bill Gates, Barack Obama ja nii edasi, siis sa ei usuks seda, aga Elon Muskist hilisel õhtutunnil, kui ta jumal teab, mida jälle suitsetab, kus kohas on ju, Elon Muskist sa oled valmis tegelikult sellist asja uskuma, et läheb inimene Twitterisse ja ütleb, et teeme nüüd nalja pool tundi, sina kannad mulle, ma ei tea, 100 Bitcoini, ma kannan sulle 200 tagasi ja oleks mul olnud, ma oleks talle kandnud tõenäoliselt päris korraliku summa raha. Uskumatu. Ja niimoodi muide, nii ma saan aru, et kuidas inimesed langevad nende veebipettuste ohvriks. Me siin mõtleme küll, et need on mingid lollid kuskil. No kui piisavalt hästi teha, siis võib iga üks langeda. Ja see oli väga hästi tehtud. Sest et tõesti, ma ei jälgi Bill Gatesi või Barack Obama Twitteris. Ma neid teisi, rünnak oli siis selline, et kõik need kontod, kes ära häkiti, seal oli ka muide Uberi ametlik konto, Apple'i ametlik konto, kõik nad tweetisidki täpselt sama asja. On aeg ühiskonnale tagasi anda, kanna järgmise poole tunni jooksul siia hunnik Bitcoini, me kanname sulle 2 korda rohkem tagasi. Muidugi keegi, tagasi ei kandnud keegi. No ilmselt siin on see, et kuna täpselt sama sõnum läks välja, siis kui sa juba näed nagu oma feedis, kui sa jälgid mitut neist tegelastest kolmandat samasugust sõnumit, siis peaks hakkama kahtlus nagu päris. Ja siis oleks mina nägin ainult ühte, on ju. Aga mida ma siis tegin ikkagi, kuidas ta oli veel nii vahvasti teinud, et ta mõned minutid hiljem kirjutas Elon Musk uuesti Twitterisse ja siis oli hästi lühike tweet, just saatsin välja $45,000. Et veel nagu seda ahnuse ussi nagu sügavamale sinu sisse istutada, aga ma hakkasin lugema neid kommentaare siis seal, et kas inimesed on reaalselt siis raha tagasi saanud ja sealt sai väga kähku selgeks, et see on häkitud, aga vaata veel üks asi, sa ei usu tegelikult, et keegi võib Elon Muski Twitteri ära häkkida, niisama lihtsalt. See tundub
väga ebatõenäoline. No sellest tundubki väga tõenäoliselt, sama ebatõenäoline nagu Jeff Bezose telefoni häkk, eks ole, mis on ka nagu tundub, peaks olema selline turvameeskond ja peaks täpselt teadma, eks, kuidas need käivad. Aga juhtub jah, et ka kõige nagu sellest tipus olevatel inimestel saadakse hakkama, kui siis nagu õiged inimesed õiges kohas juhtuvad olema. Seal oli samamoodi kasutati ära ju Twitteri töötajat. Jah, et ei olnud, Elon Musk ise ei olnud sellest kuidagi süüdi, jah. See on nagu huvitav, et need esiteks ilmselt selliste kontodele saavad ligi ilmselt valitud hulk töötajaid. Teiseks see, et kuidas nad ma ei ole lugenud, kas on teada, mis meetoditega talle nagu ligi saadi või miks teda vennad, ilmselt selle inimese nagu karjäär on läbi praeguseks. Kui ta üles täitakse, muide ta läheb, FBI juurib asja, ta läheb kinni, ma arvan selle. Kindlasti läheb kinni. Aga seda muide ei ole jah, et nii palju on üks väljaanne on nende väidetavate häkkeritega saanud jutule ja nii-öelda siis intervjuud teinud ja tõesti, et see oli nii-öelda inside job, öeldakse inglise keeles, et Twitteri seest mingi inimene siis kas osteti ära, häkkerid väitsid, et nad ostsid ta ära, maksid ta kinni. Twitter on kuidagi väitnud, et tegemist oli siis social engineeringu ehk mingi sellise pettuse laadse asjaga, et nende töötaja kuidagi peteti seda tegema. No kes teab, küllap me saame selgust, aga põhimõtteliselt oli jah niimoodi, et saadi ligi siis mingile inimesele Twitteri sees, kellel olid õigused teha nende väga kuulsate inimeste ja suurte ettevõtete kontodega oli õigused teha midagi ja see on natuke segane praegu, et mida tehti, aga praegune väide tundub olevat, et vahetati ära see emaili aadress, mis kontoga on seotud ja siis sa saad tellida parooli reseti. Aga see olukord, mis oli veel huvitav, see kestis 2 tundi, nii et 2 tundi ei saanud Twitter tegelikult seda auku kinni. See on ikka uskumatu. Tegelikult eks see uurimine, kes on kompromisst ja kuidas võtabki aega, et ma olen ainult, mida teha oleks saanud kiiremini, on see, et lihtsalt kogu feed kinni keerata. Nagu, üldse Twitter kinni panna. Selles nagu muud varianti seal tegelikult ei ole, kui sa pihta ei saa alguses nagu sellele lekke algusele põhjusele, kes on häkitud, eks. Aga nad panid osad kontod muide, need sinise plönniga märgistatud, verifitseeritud kontod pandigi kinni. Nad ei saanud tweetida, isegi need, kes ei olnud häkitud. Sest muud varianti ilmselt ei olegi, et vähendada võimalust, et seal veel midagi tuleb, eks. Häkkerid said 100 000 umbes dollarit, isegi vähe. Oleks arvanud, et sellise pingutuse peale tuleb nagu rohkem, et ei tea palju sellele Twitteri inimesele pidi maksma, aga huvitav on see, et Donald Trumpi ei häkitud ära. Kõik käisid vaatamas, et kas ka tema on maailma kõige kuulsam Twitteri kasutaja. Ja sabas Trumpi tweetid on sellised, ega sa aru ei saa, kas ta on häkitud või ei ole, et ikka samamoodi segas peksab. Jah, võib-olla Trump oleks nagu teine, kelle puhul sa natukene usud seda lubadust, et kanna mulle 10 000, ma kannan sulle 20 vastu. Ta on sellist äri varemgi teinud. Mine tea, aitad võib-olla teistpidi, aga see põhjus, miks Trumpi ära ei häkitud, on ka huvitav. Tuleb välja, et tema kontol on mingisugused täiendavad kaitsemeetmed, sest tema konto on selline rünnakute sihtmärk olnud ka varem, ja Twitter on kasutusele võtnud mingisugused täiendavad kaitsemeetmed ja täpselt ei öelda, millised need on, aga üks variant on, et see inimeste hulk, kes üldse Trumpi kontole kuidagi ligi saab Twitteris, kes seda kuidagi administreerida saab, et see on väga väike, see on piiratud. Loogiline oleks ju. Aga miks ma ütlesin enne, et läks halvasti, $100 000 on häkkerite käes, oleks võinud minna tegelikult halvemini, sellepärast et kui Twitter on muutunud riigijuhtide, poliitikute, avaliku arvamuse tegelaste selliseks nagu jututoaks mõnes mõttes ja selle 100 000 asemel me oleksime võinud võib-olla mingit mõõtu sõja saada endale hoopis. Ja väga huvitav ja üllatav olukord. Suur võim on nendel sotsiaalmeedia. Absoluutselt, sellest me oleme ju varem korduvalt rääkinud, see võim läheb järjest suuremaks ja see on tegelikult väga ohtlik ja sellepärast ka aktiivselt sõditakse suurte monopoolsete meediafirmade vastuteks. Ja muidugi veel kord, ärge uskuge, tänapäeval ei saa uskuda mitte midagi, mida te näete, loete või kuulete. Tuleb ikka kontrollida ise üle. Mina mõtlen seda, et kui me rääkisime siin nagu suurte meediafirmade võimust, et kui sarnane asi oleks juhtunud Twitteri asemel Facebookis. Twitter on teatavasti selline poliitikute, ajakirjanike ja tehnikainimeste nagu kanal, et nad nagu oma sellises väikses seebimullis seal suhtlevad oma vahel ja karjuvad üksteise peale, aga Facebooki selline tavalise kasutaja poolne nähtavus on palju suurem, et kas sealt oleks olnud kahju ja ühtlasi ka raha palju rohkem võimalik saada? Tõenäoliselt
ja ma arvan, et tegelikult sul on õigus jah, ja huvitav on see, et ka eelmisel nädalal lekkis avalikkuse ette või tuli välja üks Facebooki enda tellitud uuring selle kohta, et miks inimesed on Facebookis liitunud igasuguste ekstreemsete gruppidega. Sest igav on või ma ei tea? Ei, tead, üle 60% inimestest on liitunud sellepärast, et Facebook ise soovitas seda. Ehk need soovitusalgoritmid võib-olla töötavad siiamaani niimoodi, et inimestele, kes teatud tüüpi, ma arvan, postitusi lugesid, like'isid, kes olid kuidagi jäänud algoritmile ette, kui äkki tal on huvi, ma ei tea, mis iganes vandenõuteooria või mingisuguse hulluse vastu, siis Facebook pani talle soovitused, siin on üks tore kogukond, kellega liituda. Just, ma tean, et kunagi oli YouTube'i kohta mingisugune artikkel, et maksimaalselt 6 soovitatud videot, 6 järjestikust klikk YouTube'is viib sind väga kummaliste ekstreemsete tulemusteni, nii et samamoodi algoritm läheb järjest ekstreemsemaks, eks ole, kuna inimeste huvid on nagu sellised ja siis ta vaatab, et sind huvitab see ja nüüd sind huvitab see, paneks veel natukene, keeraks see vedru peale. Jah, ühesõnaga soovime kriitilist meelt ja ärge enne magama jäämist Twitterit lugege. Võib, tavaliselt lõpeb kehva unega, aga võib lõppeda ka palju hullemaga. Me läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe stuudios. Eesti tõenäoliselt üks huvitavamaid eelmise nädala tehnoloogia uudisid oli see, et päris ootamatult saime me endale rendi elektri tõukerataste hinnasõja. Kui kõigepealt teatas Bolt, et nad kaotavad nii Tallinnas kui Pärnus tõukerataste lahtilukustamise tasu. Ehk see on siis sõidualustustasu nii-öelda, kes taksomaailma võrdlust tahab. Ja varem oli see 50 senti, nüüd on 0. Ja Tallinna minutihind on siis 15 senti ja Pärnus on natuke kallim, Pärnus on esimese 10 minuti ajal 20 senti minut ja sealt edasi 15 senti. Huvitav ja natuke aega läks mööda, isegi mõned tunnid ja siis tuli kaasa sellega ka Eesti teine tõukerataste pakkuja Tuul ja tegi täpselt sama hinna, et sõidualustus on 0 ja hind on 15 senti minut ja vähemalt Tallinnas on kolmandana siis turul Prime, mis tegelikult kasutab Birdi suure ülemaailmse tõukeratta teenuse pakkuja platvormi, nemad ei tulnud kuhugi kaasa, neil on endiselt vähemasti, me salvestame saadet reedel, oli 1 euro alustustasu ja 15 senti minut. Mul näib, et Prime'il on kõige kehvem leviala, kus sa tõuksiga sõita saad ja arvestada seda hinda, siis ilmselt nad on nagu praegu konkurentsist väljas veidi. Nad peavad järgi tulema, ma arvan. Paratamatult, aga mulle tegelikult meeldib see, et see sõidualustustasu ei ole, et see tekitas selle lühikese otsa sõitmise väga kalliks. Ja üldse, nagu nii palju kui mina olen vaadanud elektritõuksid hindu ja mõelnud, kas sõita või mitte sõita, siis ma kogu aeg olen mõelnud, et okei, et selline kuni 2 kilomeetrit on võib-olla nagu selline okei maa ja pikemat maad juba sel juhul on nagu mõistlikum taksoga sõita, eks ole, et see on nagu sama hind oleks sel juhul sama. Ja. No mina kodust Kalamajast näiteks, kui ma lähen Kuku raadiosse, mis on seal bussijaama taga või Liviku kõrval või Sikupilli keskuse vastas, kes kuidas teab, see tõuker, ma korra rääksin sinna tõukerattaga, see oli väga kallis, see oli, ma ei mäleta nüüd peast, aga 5 eurot oli ta küll, võib-olla isegi rohkem. No ma räägin tõmbas takso hinnaga, võtame siis Boldi sõidujagamis platvormi hinnaga ka autoga siis sõites, eks ole. Ja ma isegi ei välista, et taksoga ma oleks sinna odavamalt võib-olla saanud ja kiiremini. Et see tõukerataste hind oli tõesti ikkagi ja Eestis on ta veel isegi odav, ma mäletan, kui ma aasta tagasi käisin Helsingis, ma ei tea, mis täna seal hinnad on, aga see oli ka ikkagi, see oli korralik raha. Ja eriti 2 inimesega. Ei olegi Eestis tegelikult sõitnud tõukerattaga küll, aga välismaa, see on ka tobe, et sa ei saa võtta ühe siis äpiga või ühe kontoga 2 ratast, kui sa tahad võtta, üks telefon kaasas näiteks, tahad kuskil sõita, siis nagu 2 ei ole võimalik. Aga iseenesest on jah see, et mina olen sõitnud ka samuti Helsingis ja eelmine aasta sõitsin messi ajal Berliinis, sest et seal oli N26 pangakaardiga, mis mul juhuslikult olemas oli Bird või Laimil pigem, oli poole hinnaga ja siis nagu see tundus nagu mõistlik, kuna hotellist raudteejaamani oli 1,5 kilomeetrit täpselt padast uksi maa ja siis ma seal sõitsin, kuna sai nagu
pool odavamalt, kui muidu oleks saanud, et see oli nagu okei, aga Tallinnas ma ei ole isegi mitte proovinud, kuna esiteks ongi see, et hind tundub nagu kallis, teiseks on see, et need kohad, kus mul vaja sõita on, kas Lasnamäe vahel või Mustamäe vahel, seal on nagu jooksevad, Lasnamäe on nagu poole Lasnamäe pealt nagu noaga ära lõigatud, ehk siis edasi enam ei saa, mis muutub nagu mõttetuks selle, ja Mustamäel on see, et jooksevad ribad mööda Sõpruse puiestee Mustamäe teed, Paldiski maanteed, aga nende omavahelist liiklust ei ole, nii et nagu ma tahan sõita näiteks Sõpruse puiestee Mustamäe teel ja siis ma ei saa tuksiga, mis on nagu väga tobe. Ja see ilmselt see leviala laienemine seisab veel ees. No tahaks loota, aga ta juba selle aastal läks laiemaks, kui ta eelmisel aastal oli. Just, aga no ikkagi natuke liiga väike. Aga ma arvan, see põhjus, miks nad seda tegid, kui Bolt alustas, see võib olla mitu põhjust. Üks asi võib olla see, et kui nad eelmisel aastal need tõukerattad olid selline uudisnähtus ja palju inimesi katsetas ja proovis, siis äkki võib-olla on tänavu seda vähem. Ja turismi on näiteks vähem kindlasti. Ja võib-olla neil lihtsalt need rattad liiga palju seisid seal. Ja teine asi, mis tõenäoliselt võimaldab seda teha, on see, et vaatame nüüd hästi, kui palju paremaks on läinud tõukerattad 1 aasta jooksul. Veel eelmisel aastal, kui oli eelmine aasta, kui nad tulid, eks ole, nad ei ole 2 aastat olnud, siis nad kasutasid neid tavalisi poe tõukerattaid. Ma olen teie ka müüte neid tõenäoliselt ja mingid sadast. Need maksavad mõni 100 eurot. No 300 kuni paremad on seal 500 kandis ja siis üles. Jah, aga ja nad kasutasid neid Segway või Xiaomisid, sõltub tootjast või selles mõni sellest pakkujast, mõni üks ühtine teist. Just. Ja need ei olnud ka need kallima otsa omad, need olid täitsa tavalised. Ja see mure, kogu selle tõukeratta rendi ärimudeli tegelikult praktiliselt ainuke nõrk koht oli just selle ratta enda vastupidavus, et sa paned mitusada eurot, eks ole, ühe tõukeratta alla, nüüd ta teenib seda raha teatud hulga tagasi, aga see küsimus oli, et kaua selline tegelikult erakasutuseks mõeldud ratas tänaval rendis vastu peab. Just. Ja need numbrid ei olnud Eestis, need olid isegi väga head. Aga muidu maailmas selline keskmine number oli seal kuu ümber minu meelest või midagi sellist, nädalates mõõdeti. Ei saa ära tasuda mitte mingit pidi niimoodi, ja nüüd on niimoodi, et seesama eestimaine tuul, kas sa oled tuuleratast? Ma olen näinud, ma ei ole sõitnud, aga tundub nagu selline suur ja tugev. See on ehitatud nagu tank. Just. Ja eesmärk on see, et ta peaks vastu 3 aastat. Ehk see vastupidavus ja ühtlasi ka siis aeg, kaua üks ratas ennast tagasi saab teenida, on läinud hüppeliselt paremaks. Ja. Ma ei ole küll proovinud, aga mulle vaadates seda tuuleratas mulle tundus, et sellega võib olla ka mugavam sõita, kuna rattad on suuremad ja sellised. Ja pehmed rattad. Ja Bolt kasutab nüüd ka mingisuguseid teisi rattaid. Ja need tunduvad ka oluliselt tugevamad ja vastupidavamad kui eelmise aasta omad, nii et võib-olla lihtsalt ärimudelis ka Excel andis kokku, et tõukerattad tegid aastaga nii suure hüppe kvaliteedis. Ja tegelikult mõistlik on siin ka paremad akud panna, mis kestavad siis rohkem ühe laadimisega, sest et tihedamini laadida on nagu tüütu ja neid kokku korjata laadima viia. Aga samas, mis puudutab teine asi, mis puudutab seda, et kuidas nagu see vastupidavus ja see siis tegelikult ongi, et kui rattad seisavad tühjalt ja keegi nendega ei sõida, siis ilmselgelt aku vajab tegelikult aegalt laadimist ja võib-olla see ongi point, nagu miks hinda alandada, et need rattad saaks rohkem kasutusele. See mõte ka veel, jah. No ühesõnaga, ma ei tea, mina ei ole ei Bolti ega Tuule Excelisse sisse näinud, aga jah, variant A on see, et nad pidid hinna alla laskma sellepärast, et asjad on väga halvasti ja variant B on see, et nad võisid hinna alla lasta sellepärast, et asjad on tegelikult päris hästi ja rattad peavad hästi vastu. Just, mul tekkis mõte, et kui ma siis stuudiost ära lähen, siis ma võtan ratta ja proovin. Jah, või siis sa pead võtma 2 ratast, et pool teed sõidad Tuulega ja pool teed sõidad Boltiga ja siis saad aru, et kumb on parem. Ja siis selle Prime'iga ei tasu sõita, sest see on palju kallim. Aga me läheme siit pausile ja oleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja Meelis Väljamäe ning Henrik Roonemaa teevad kokkuvõtet eelmise nädala tehnoloogia uudistest. Ma ei tea, Meelis, kuidas sul on? Mina olen töö tõttu kasutanud tervet hulka uusi sülearvuteid viimasel ajal. No, kirjutame ühte testi siin Geeniuse jaoks ja ma ei ole ammu vaadanud sülearvuti turule, mis toimub. Päris suur üllatus oli minu jaoks, et mis puudutab sellist nagu disaini ja riistvara ja võib-olla isegi nagu koostöö kvaliteeti, et Windowsi sülearvutid on Macist, ma ütleks, ette läinud.
ma ei tea, kas sina oled tähele pannud sellist asja? No ma võiks öelda, et mina olen eluaeg olnud nagu pigem Windowsi arvuti inimene, aga tõesti ta on, et mõned aastad tagasi olid nad sellised suured kolakad ja koledad ka, aga nüüd on nagu ikkagi disain on nagu väga heaks läinud, eks, ja performance hinna suhtes on ka, et vanasti oli see, kui sa ostsid nagu sellise odava hinnaklassi arvuti, siis said nagu teadsid, millest pead loobuma, eks ole, mugavusest ja ilust ja aga nüüd on nagu ikkagi väga ilusad asju on olemas turul, et HP ja Lenovo mõlemad teevad just sellise tavakasutusele mõeldud seeriates, teevad väga head tööd. Jaa, aga ma arvan, et seal võib-olla ei olegi isegi see koostöö kvaliteet Apple'iga võrreldav, et Apple'i ikkagi need alumiiniumist korpused ja et seda ikkagi sa seal 700-900 euro klassis no võib-olla mitte niivõrd, ei saa, aga sinna on tekkinud selline kõrgem klass, mis on siis näiteks Dell XPS 13, HP-l oli mis see, Dragonfly ja Lenovo'l on, eks ole, oma X1 ja veel on mingisugune Yoga C940, kui ma peast mäletan. Ja kui ma näiteks vaatan seda sama Delli või ka tegelikult seda HP-d, siis väiksemas, kergemas kestas on neil sisuliselt sama jõudlusega arvuti kui MacBook Pro ja aku peab tunduvalt kauem vastu. Ja et see vahe võib seal isegi olla äkki mitu tundi. Ja see on nagu, ja sa võtad selle kätte, klaviatuurid super head, midagi ekraan ei logise, midagi ei nagise, väga hästi tehtud. Praegu on tegelikult eriti huvitav aeg, sest et nüüd siin just tegelikult natukene edasi lükkunud tänu selle koroona Hiina täiesti kinni olemisele, aga tegelikult siin praegu hakkab vaikselt tiksuma ja kooli alguseks jõuavad kohale enamus uued Ryzen 4000 protsessoritega masinad, mis teevad hinna ja performance'i suhte kõvasti allapoole, kui neil varem oli, nii et Intelil on seal päris valus ja uus HP Envy, siis konvertible pööratav puutekraaniga väga ilus mõistlik arvuti 799 Ryzen 4000-ga, absoluutselt fantastiline. Performance on sama hea või parem kui veidi kallimal Intelil. Ja võib-olla ei ole ka nii kuumad, ma ei tea. Ei olegi nii kuumad. See on tegelikult väga suur asi, sest et üks asi, mis ma ikkagi tähele panen, on see, et Mac'idel, kui me nüüd ei räägi sellest õnnetust MacBook Airist, aga MacBook Pro suudab ikkagi normaalolekus ventilaatori nulli panna. Ehk ventilaator absoluutselt ei tööta, teda pole kuulda ja normaalolek on siis selline, ma ei tea, teksti toksimine, võib-olla mingi uudisartikli lugemine ja ütleme kuuldavaks see ventilaator MacBook Pro muutub ikkagi siis, kui sa ise ka saad aru, et nüüd ma teen tõesti midagi tõsist arvutiga, et lihtsalt niisama ei ole, aga nendel Windowsi arvutitel on ikkagi kõigil see mure, et nad on, seda korpust on veel kokku surunud, on ju, ja meil testis olid, ma ütlen kahjuks, i7 protsessoriga mudelid, sest nii väiksesse korpusesse veel omakorda i7 panemine, sul ei ole seda võimsust tegelikult sinna vaja ja see toodab ainult tarbetut kuumust. Sinna oleks võib-olla tegelikult võinud just kõrvale panna ühe Ryzeni ka, et vaadata, kui on sama i7-ga võrrelda performance, kuidas siis nagu kuumusega on. Jah, selle klassi Ryzenid lihtsalt ei ole veel väljas. Just, aga tegelikult on ju nii, et MacBook Pro jahutus ongi nagu väga hea, ta on selles mõttes, ta on väga vaiksed, selles mõttes, kas need, kui efektiivsed need ventilaatorid on, aga vähemalt nad teevad väga vähe müra. Aga üks asi, mis ma tahtsin rääkida, mis mulle ei meeldi ja mis mulle tundub on vaikselt muutumas, on ekraanid. Nimelt MacBookid on juba mõnda aega ekraani suhte 16:10 peal. Ehk see teler on 16:9 küljesuhtega, vanad monitorid olid 4:3 ja osad sülearvutid on 3:2 ehk suhteliselt ruudukujulised, siis mingil hetkel, ma ei mäleta, see oli tegelikult päris ammu, kui miski pärast koliti üle nendele 16:9 laiekraanidele. Sellepärast video on sellises formaadis. Nojah, aga ma ei tea, kas siis kuskil arvutitootjatel oli mingi ettekujutus, et kõik inimesed võtavad selle 2000 eurose töömasina ja hakkab selle peal videot. Kui me tahame nagu spekuleerida, siis võib juhtuda või võis olla põhjus ka selles, et sellist tüüpi paneeli sai lihtsalt korraga rohkem toota. Just, et oli odavam toota näiteks, jah. Ja nüüd on, ma seda testi ka tehes tegelikult päris automaatselt juba heidan kõrvale 16:9 ekraanidega, ütleme väikesed 16:9 ekraanidega arvutid, kui sul on 16 või 15 oline, no elad üle, aga 13 oline 16:9 on väga siuke rõhutud tunne. Kas need tegelikult ongi, eriti teisi ei ole ju, see valik on just väike, kui sa 16:9 kõrvale jätad. Ja on Delli XPS 13 on nüüd esimest aastat, uued mudelid on 16:10 peal, Lenovo on praktiliselt täies ulatuses 16:9 peal endiselt, MacBookid on 16:10
ja HP-d on 16.9. ja Microsofti asjad on 3.2, mis on tegelikult kõige parem Surface Book. Just. jah, teil on üks müügis, ma vaatasin hinnakirjas. meil mõned on, jah. Aga kuidas nende toe ja sellise garantii ja selle poolega Eestis on? Minu arust ei saa kurta, neil on olemas ametlik partner, aga peast ei oska öelda, kes see on, aga nad hoolduspartner on olemas, nad teevad. Aga iseenesest just Microsofti ma eeldasin, et kuna nemad näitavad teed ja lähevad 3.2 peale, siis teised tulevad kaasa. Ainuke, kes nagu on kaasa tulnud, on Google mingite Chromebookidega, eks ole, aga tegelikult teised Windows-masinad ei ole nagu järgi tulnud, tegelikult see oleks nagu ideaalne kuvasuhe. Ma nüüd peast ei mäleta, kas Huawei'l on ka äkki 3.2? Ja mõned üksikud mudelid on, aga neid on ikkagi üllatavalt vähe. Tegelikult see on nagu kõige parem, kuna ikkagi silmad on nagu kõrvuti, ehk siis ta võiks olema laiem, mitte 4.3, natuke laiem, aga mitte liiga lai. Ja sellepärast mina näiteks kasutan ka nii, kodus on 16.10 monitor ja tööjuures on vist ka 16.10. Mul lauaarvuti 27 oli 16.9, seal ei ole mingit probleemi. Ta on ikkagi piisavalt suur, et sul ka seda kõrgust... Aga mina teen alati sellist asja, et Windowsil on taskbar, Macil on dock, eks ole, et ma olen vist ainuke inimene maailmas, kes keerab selle külje peale. Ehk siis ta mul mitte all, vaid vasaku külje peal võtab... Sest seal on ruumi küll, on ju? Just, täpselt. Ja seda kõrgust vertikaalset ruumi sul ei ole, mina peidan need alati ära. Ja ma olen aastaid kasutanud niimoodi, et ta mul külje peal. Isegi kui ta peidetud on ikka külje peal. Mis on positiivne on see, et mulle tundub et sinna 3.2 peale vist ikkagi ei minda, äkki see tundub liiga õudne hüppe olevat tootjate jaoks, et tõesti Chromebook on 3.2 peal, Google'i Pixelbook, mis mulle väga meeldis ja Microsofti Surface laptop on 3.2 ehk suhteliselt ruuduline, muide jube ja on just nagu tööasjadeks seda kasutada. Väga-väga hea. Ta on ju, kas ta mitte ei olegi 2A4 kõrvuti täpselt 3.2 või on... ma pabereid ei proovinud sinna panna, aga minnakse ikkagi 16.10 peale, Dell läks üle ja nüüd on välja lekkinud selline arvuti nagu ThinkPad Nano, mis on siis Lenovo alla kilogrammi kaaluv, üliõhuke, samas väidetavalt väga võimas ja Lenovo enda väitel 17-tunnise akuajaga lausa 5G modemid ja kõik asjad sisse ehitatud ja sellel on 16.10 ekraan ja seda praegu veel ei ole, arvatakse, et ta tuleb siis 2020 ehk siis käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta alguses, aga mulle tundub, et 16.10 peale minek ja võib-olla kui midagi praktilist siin öelda, et kui te lähete täna sülearvutit ostma ja sellel ei ole suur ekraan, vaid on see 13-toline, siis mina ei julge 16.9 soovitada. See tundub numbrite järgi nii väike vahe, aga kasutuses on väga suur. Kui te vaatate rõhuvas enamusel sajast oma arvutis videot, siis võib kasutada, aga muidu mitte. Ja siis võiks võib-olla mingi muu seadme osta. Aga tegelikult see on tõsi ja iseenesest teine asi on see, et kui seal ThinkPad Nanol tõenäoliselt on 5G versioon, siis ärge 5G-d veel oska, et see on jaoks liiga vara. Jah, seda küll, aga seda arvutit ka ei ole veel. Aga me läheme siit pausile ja oleme jälle varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Meelis Väljamäe ja Henrik Roonemaa lahkamast tehnoloogia uudiseid ja eelmises saates me lubasime kajastada ühte teemat, mis ajapuudusel jäi välja, aga mõned inimesed lausa kirjutasid selle kohta. Nimelt Apple on välja andnud ametliku hoiatuse inimestele, kes kasutavad oma sülearvutitel veebikaamera katteid. Ja põhjus on selles, et Apple väidab, et nende arvutid on nii täpselt ehitatud, füüsiliselt nii ülipeenikeseks aetud, et see veebikaamera kate, mis te sinna keset ekraani endale panete, kui sa nüüd arvuti kinni paned, siis ekraan hakkab mängima, sest et tal on järsku tekkinud otsaesisele üks selline natukene kõrgem muhk ja kui ekraan mängib, siis mingi aja jooksul ta läheb lihtsalt katki. Sinna tekib põhimõtteliselt samast ülevalt, kus see kate on, alla välja vertikaalne murdunud riba ekraani peal. Ja seda ei ole väga täheldatud 13-tolliste MacBookide puhul. Küll aga on pool interneti täis inimesi, kes oma 16-tollised on niimoodi ära rikkunud. Ja ilmselt põhjus on selles, et see ekraan on sellist suurem. Seda paindumisruumi on rohkem. Iseenesest on täiesti loogiline, et nii võib juhtuda ja ma arvan, et see ei ole ka ainult Macide probleem, vaid samasugune oht on ka teistel, kuna selline ise tekitatud lisavahe sinna vahesse, mis võib painutama hakata, tekitabki probleeme. Aga inimestele meeldib neid ju kasutada. Ja mina ei ole kunagi aru saanud, miks. Minu jaoks on alati arusaamatu see paanika, et katke oma läpaka kaamera kinni, mille jaoks? Kes tahab? Keegi vaatab. No vaatab mu nägu.
mis mul selja taga on, mida nad näevad, mis Ma on ei tea. ja kui ma ei kasuta arvutit, siis minul on automaatselt oma kaane kinni ja lõpetatud, eks. Et selles mõttes, et kes mu koledas lõust ikka vaadata tahab, eks. Ja ma ei tee nagu kaameraga midagi, minust palju ohtlikum kui kaamera, millest keegi räägib, on mikrofonid. Kui mikrofon jääb sisse, sealt võib igasugust infot saada. Et minu arust läpaka kaamera, oleks ta kuskil toa nurgas, teine asi, eks kogu aeg filmib. Aga läpakat sa kasutad sihipäraselt, vaatad talle otsa ja siis sa paned kaane kinni ja ma ei näe nagu seda turvariski seal väga suurt. Ma ei tea, mul on ka meeldinud. Võib-olla kui ma töötaksin kuskil ülisalajases keskkonnas, võib-olla tõesti, aga siis kodutingimustes või tavalise kontoritingimustes nagu. Mul on lihtsalt põhimõtteliselt käib närvidele, et mingi kaamera kogu aeg puurib mind. Ei seda küll, et mulle tegelikult ka meeldis, kui oleks mul uuel tööarvutil on Lenovo'l on sisse ehitatud see Shutter. Kate, jah. Aga Apple ütleb, et ärge muretsege, seda ei ole vaja kasutada, sest meie arvutid on tehtud nii, et iga kord, kui see kaamera sisse lülitatakse, siis läheb ka tuli põlema. Et ei ole võimalik nii teha, et keegi lülitab kaamera sisse ja tuli ei põle. No see on tegelikult enamusel nii, mis jälle ei tähenda, et seda ei saaks kuidagi häkkideks. Ja Microsoftil on ju Windows 10 on sisse ehitatud see nii, et nagu iOS-il Androidil see õiguste süsteem, et sa pead andma iga läpile kaamera kasutamise õigus, eks ole, muidu ta sinna liga ei saa. Aga häkkida saab alati. Ja selle osas on ka väga segane info ausalt öeldes, et kas need kaameramoodul ja see tuluke on füüsiliselt juhtmega kokku pandud omavahel. Siis me saaks tõesti öelda, et see on vältimatu. Et nii kui kaamera saab elektrit, automaatselt saab ka tuluke elektrit. Või on see mingisugune tarkvaraline asi. Ja üks huvitav äkk, ma ei tea, ma ei ole kuskil näinud, et seda oleks kasutatud, aga teoreetiline mure on inimestel see, et kui sa häkid selle kaamera ära niimoodi, et sa nüüd kaugelt ei lülita mitte kaamerat sisse, mis paneks siis selle tulukse põlema, vaid sa lülitad ta sisse silmapilguks, aga hästi paljudeks silmapilkudeks. Nii et see tuluke, sisuliselt ei jõua põlema minna. Sa teed selle kaameraga ja saad oma pildid ja võib-olla isegi teatavat sorti video sealt kätte, aga kuna see sisse-välja lülitamine käib nii kiiresti, siis tuluke ei jõua, või siis sa ei jõua registreerida seda tulukest. Ja see on ka huvitav minu meelest selline rünnakuvektor. Jah, äkki oskate igast huvitles. Ühesõnaga, aga Apple ütleb, et kui tõesti on väga vaja, siis printeri paberi paksus ehk 0,1 millimeetrise asja võib sinna panna. Ja ainuke asi, mis mulle pähe tuleb, on see mingi postiti kleeps, mille sa võid sinna siis, see on lubatud. Või siis võib-olla, ma ei tea, kas neid ümmargusi mingid postiti sellised plönne on ka äkki olemas. Mingid klepekaid on eri niimoodi olemas, aga päris kole on niimoodi. Kole on ja teiseks, kui sa tänapäeval me oleme kõik ju videokoosolekute maailmas, et siis sa pead seda ka ära võtma. Ja kui sa paned liimiga osa kaamera peale, siis ilmselge, et see lähed, see ei ole väga puhas ja väga hästi paista. Ma loodan tõesti muide, et ehitatakse need katted sinna sisse. See oleks minu meelest õige. No see trend ikka igal juhul vaikselt liigub kõigi tootjate hulgas. Okei, nii, aga räägi meile saate lõpuks, Meelis, mis probleemid on Samsungil oma S20 telefonide sees olevate protsessoritega? Ma ütleks, et Samsungil on natukene problemaatiline nende protsessori tootmine, et tegelikult kunagi nad olid siis, kui Qualcommil põhikonkurentil olid rasked ajad siin 3-4 aastat tagasi, siis nad tegid paremaid protsessorid, kui Qualcomm tegi ja jätkuvalt oli vastupidine efekt, eks Euroopas kasutusel olev Samsungi Exynos protsessoritega telefon, äkki see oli Galaxy S8, 7, peast mäleta, oli märgatavalt kiirem kui sarnase Qualcommi protsessoriga mudeli, mida Ameerikas müüdi. Nüüd on vastupidi, et nagu probleem on selles, et Samsung teeb siis Euroopa ja Korea mudelit teeb ta oma protsessoriga ja USA ja enamus Aasia mudelitest teeb ta siis Qualcommi protsessoriga. Miks? Raske öelda, üks põhjusid on tegelikult selleks, et see, et Qualcommi modemid on natukene paremad, efektiivsemad ja töötavad USA kummaliste sageduste peal paremini, kui nad on selle turu jaoks loodud. Ja teine asi on siis see, et Samsungi enda protsessorid on ilmselt nad ei suuda nii palju toota, et neil on tegelikult jällegi selline äriotsus, et nad toodavad hästi palju just Qualcommile oma tehaste protsessorid ise enda tehaste oma asjade tootmisel ei jõua. Ja aega üle jääb, siis teevad enda omasid ka. Ja, et leping on leping, eks. Panast tegid ka Apple enam Samsungilt, mida ta ei telli. Aga probleem on selles, et praegused uued protsessorid viimased paar aastat on olnud eriti graafikajõudlused märgatavalt nõrgemad kui Qualcommi omad. Ja nüüd, kui sa võtad täpselt samasuguse telefoni, näiteks Galaxy S20, siis sa saad USA mudeli
millel on kuni 50% parem jõudlus mängudes ja natukene 10-20% parem jõudlus muudes asjades kui Euroopa versioonil, mis on nagu veidi kummaline, eks. Ja meenutab veidi seda, kui Apple kasutas, äkki oli see modemid, kus ta Qualcomm'i modemi V8 keerasid Inteli mudelid oleksid sama võimsad, eks. Et seal tundub sama, et näiteks kaameraga on samamoodi, et tegelikult Samsung on ideaalne võimalus teha nagu oma kaameratega, oma kaamera protsessoriga tegelikult paremat pilti Qualcomm, aga nad ei ole suutnud sellega hakkama saada, siis nad ilmselgelt, kuna pildid on praktiliselt identsed, siis nad kuidagi tarkvaraga seda nagu tasakaalustavad niimoodi, et tegelikult jah, võiks, sest Apple teeb jätkuvalt paremat pilti, Google Pixel teevad jätkuvalt paremat pilti kusjuures Qualcomm'i protsessori peal, eks ole, nii et tegelikult loogika ütleks, et kui sa suudad teha, kui sa nagu telefonitootja suudad teha mitte sellise üldkasutatava, vaid enda pildiprotsessoris, sa võiksid teha pilti paremini Huawei teeb, kui Huawei põhiliselt on see eelis on optikas, mitte siis tarkvaras. Aga kas Huawei minu meelest kasutab ka oma protsessori? Ja nad on seal vahepeal, nad on natukene nõrgemad kui Qualcomm, aga natukene võimsamad kui viimased uued Samsungi endamad. Aga jah, et tegelikult on siis see, et Samsungil ongi praegu nagu valik, kas nad üritavad sinna veel investeerida, hankida natuke annet ja teha see asi paremaks, eriti nüüd, kus nagu selline Apple läheb armi peal ja arvprotsessorite tootmine ilmselt siin saab hoo sisse uuesti ka arvutite jaoks või siis anda alla ja kasutada kogu valikus Qualcomm'i. Nojah, see ütleme ostja jaoks tähendab see seda, et eriti siis just selle viimase Samsungi S20 põlvkonna puhul, et kui sa lähed siin Eestis poodi, ostad endale S20, siis see ei ole otseselt nagu halb telefon, on ju, aga täpselt sama S20 näiteks USA-s või Aasias, kus ta on teise protsessoriga, on tunduvalt parem. Just. Ja see on tegelikult kahju, et see olukord selline on. Täpselt, tegelikult kõige lihtsam oleks jah, see, et lülitada terve line-up siis ühe või teise protsessori peale, aga ilmselt tänu USA turu keerukusele nad seda teha ei saa. Aga samas keegi ausalt ka pole keelanud neil oma protsessorid normaalseks arendada. No ilmselgelt ma ei kahte hetkekski, et nad üritavad seda teha, nad lihtsalt ei ole siiamaani hakkama saanud sellega. Mis näitab muidugi, kui keeruline see kõik on. Just. Olgu, aga meie saade on tänaseks läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.